Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. Tervist, nädal on mööda läinud ja taas motomelu teie ees. Meie saates nagu ikka räägime nii autodest, liiklusest kui ka tänases saates teeme juttu mootorispordist. Nimelt räägime külgkorviga mootorratastest ning quadidest. Ehk siis kohe-kohe on Eestis tulemas üks üliäge mootorispordi üritus. Aga sellest kõigest lähemalt juba kohe, nii et sättige ennast mõnusalt sisse ja head vaatamist. Nüüd, kui lumi on sulanud, siis ilmselgelt on juba tsiklimehed ajanud oma kaerattalised sõbrad garaažidest välja, puhtaks pühkinud ja hakkab võistlemine pihta. Ega siin pikalt enam pole. Kui päris aus olla, siis Eesti parimad pojad on juba käinud mööda Euroopat ja otsinud siin nii mõnigi kuu neid radasid, kus juba kannatab sõita. Et kui me quadracerite meestest räägime, siis Karl Robin Rillo minu meelest oli jaanuaris juba kuskil Prantsusmaal esimesi teste tegemas. Aga siiski, kannatab ka Eestis juba vaikselt? Kannatab. Selles suhtes, ütleme, lumi ei olegi takistus. Siukene ebamugav, kevadine, paks, lägane, märg aeg, see on kõige ebamugavam. Nagu ma aru saan, siis te juba valmistute ka võistlushooajaks ja see tuleb vägev. Eestis on siis, kui me natukene sellest taustast räägime, siis Eestis on väga pikk ajalugu külgkorvidel ja sinna paralleelselt kõrvale siis on quadracerid kasvanud. Et kui me vaatame just selle külgkorvi poolt, siis on Eestis toimunud tänaseks 25 etappi. Kõige esimene oli 97. aastal Sakus ja nüüd siis on 4 rajal olnud ja Karksi nuias sellel aastal 13-14 juuni. See on siis 5. rada ja 26. kord, kui maailmameistrivõistlusi Eestis korraldatakse. Aga paralleelselt siis senini on olnud quadraceritel Euroopa meistrivõistluste etapid, siis 2026. hooajast on seal ka muudatus tehtud. Võistlus on läinud sama promootori kätte, kes siis on siiamaani külgvankrite MM-i korraldanud ja ka see on maailmameistrivõistlusteks ringi nimetatud, nii et 2 maailmameistrivõistluste etappi ühel nädalavahetusel Eestis juunikuus saavad toimuma. Kui vägev see on? See on Eesti nii-öelda motomaastiku mõistes ikkagi väga erakordne sündmus, et kui tõesti senini on olnud MM ja EM kõrvuti siis need külkad ja quadid, siis sellist võistlust ei ole enne Eestis korraldatud. Ja kui me mõtleme ka selle peale, et meil hetkel külkades seal võib olla, ma ei tea, on mõned poisid, kes suudavad top 10, top 8 sõita, siis quadracerites juba mainitud Karl Robin Rillo ja tema kõrval kindlasti Kevin Saar, kes nüüd mõned hooajad oli USAs, aga kes on ju mitmekordne Euroopa meister, ehk meil on 2 sõitjat, kes nii hooaja arvestuses kui igal etapil võiksid kindlasti poodiumil olla ja kui nad minu meelest viimane kord, kui Langel Euroopakate etapp toimus, siis oli ka nii, et Saar ja Rillo võtsid kaksikvõidu, nii et kodupubliku ees midagi sellist uuesti teha. Ja neile on järelkasvu veel. Me võiksime näha siin kodusel MM-il quadide poole pealt vähemalt 5 tugevat Eesti sõitjat pluss siis kogu maailma paranik. Juunikuuni on õnneks aega, poisid jõuavad veel harjutada ja jõuavad sinna poodiumit vallutada küll ja veel. Mitu etappi on sinna isegi aega, et tegelikult siin mõni nädal ja saab see hooaeg mõlemale distsipliinile nii külkale kui quadile Prantsusmaal alguse. Ja seal on siis veel
Tšehhi, Saksamaa, Poola, midagi jääb sinna enne seda Eesti etappi veel, nii et nad saavad mõnusalt omal käe soojaks sõita, et siis Eesti publiku ees see kõige parem pingutus ja sooritus teha. Räägi mulle Karksi-Nuia rajast, milline ta on, mida ta pakub vaatajale näiteks? Karksi-Nuia rada on nüüd peakorraldaja Gert Variku käe all, kes on ise külgkorvi MM-i hõbedamees, teinud läbi päris suured muudatused, et kui ma ei eksi, siis selline konfiguratsioon, nagu nüüd rada lõpuks valmis saab, siis seal ei olegi kordagi võisteldud, et rada on laiemaks, pikemaks tehtud, kindlasti vaatemängulisemaks, selliseid kaldes mõned kiired kurvid, suured hüpped, et vaataja, kes tuleb koha peale, see inimene, kes ostab pileti, näeks ikkagi sellist tõelist kiiret ja võitluslikku sõitu ja olenemata sellest siis, et kas see on seal mõni eelsõit kvalifikatsiooni näol, kus kindlasti tuleb parimad ajad välja sõita, või siis need finaalid, mis saavad 14. juunil olema. Et selles mõttes, kes ilusti läheb piletilevisse, täna endale juba pileti ära ostab, siis esiteks, et see on soodsama hinnaga praegu veel, aga teiseks, kui sa tuled koha peale, siis sellel samal pühapäevasel päeval sa näed ära 4 MM-i põhisõitu, aga see ei ole kõik. Ega soovitan ikkagi tervest nädalavahetusest osa saada, sellepärast et laupäeva õhtusse meelelahutust, hetkel on meil välja hüütud ansambel Traffic, DJ-d, kenad naisterahvad pätikiisude nime all, et lisaks siis nendele mootorratastele meelelahutust 2 päevaks, et on kindlasti selline asi, kuhu kogu perega tulla, sest et planeeritud on ka niisugust vanatehnikat kohale tuua ja näidata tõesti inimestele 2 päeval sellist motomaailma, avada seda neile rohkem ja me ise julgeme seda nimetada ikkagi motofestivaliks. Kevad on käes ja oleme ausad, kellel veel mingil põhjusel on auto puhtaks pesemata, siis nüüd on küll tagumine aeg kogu see talvine jama sealt ära loputada ja minna vastu suvele. Suvi on jälle teistmoodi aeg. Auto vajab teistmoodi kaitset, teistmoodi hoolet. Sõitsime Tartusse, Stekki. Selle jaoks, et siinsed mehed müüvad kõige paremat autokeemiat. Ja nüüd tutvustame seda ka teile. Lumi on nüüd õnneks ära sulanud ja kogu selle talvine keemia on ka teedelt kadunud. Vist on kõige mõistlikum aeg nüüd lõpuks oma autot korralikult puhtaks teha. Jah, et need, kes ei ole veel seda talvesodi, soola ja kõike muud enda autolt maha pesnud, siis nüüd tõesti oleks viimane hetk seda teha. Ja meie siin Stekis pakume professionaalseks kasutamiseks siis autokeemia tooteid, mis aitavad kõike seda talvissodi maha pesta. Alustades siis šampoonist, lõpetades erinevate pigieemaldusvahendite kui ka keraamikaga. Kas teie kaudu on võimalik saada ka neid tooteid, mis aitaksid suvele paremini vastu minna, ehk siis sellist lisakaitset, mis autole annavad? Jah, selles suhtes, et erinevad töökojad, kes tegelevad keraamika paigalduse ja muu sellisega, neil on võimalik meilt osta erinevaid keraamikaid. Neid keraamikaid on võimalik panna nii auto enda värvile kui ka autodele, mis on juba eelnevalt kiletatud. Kas tõepoolest kile peale läheb midagi muud kui otse värvi peale mõeldud keemia? Jah, selles suhtes, et enamasti otse värvile paigaldatakse sellist keraamikat, mis kivistub täielikult ära. Et kui paigaldada mingisugusele vinüülile või värvikaitsekilele keraamikat, siis peab tal olema siiski mingisugune mängimisruum seal. Et sinna igasugust keraamikat peale ei saa panna. No siin selle auto puhul oli hästi näha ka, et ka vinüülkile vajab hooldust, et teda värskendada, teda rohkem esile tuua. Jaa, absoluutselt selles suhtes, et Stekil on välja töötatud siuke toode nagu Matt Medic,
mis siis aitabki mattpindasid, olgu see siis vinüül, värvikaitsekile või auto enda originaal mattvärv, siis on võimalik seda elustada ja tuua värvisügavust taas esile. Ma tunnistan, see tõepoolest toimib ja see tõepoolest annab efekti, et vähemalt Škoda puhul oli küll näha, et kus oli tehtud, kus oli tegemata. Me lausa valus oli vaadata seda tegemata kohta. Jah, eks ta siin ikkagi päevade, kuude, aastatega kile tuhmub ja perioodiliselt on mõistlik nii kile kui ka auto enda originaalvärvi taastada ja ellu äratada. Üle sinu õla paistab laud, mis on täis erinevaid steki tooteid. Millised need võimalused kõik selle steki puhul on? Stek pakub siis kõik ühes lahendust, et kui soovid töötada enda auto interjööri kallal, on pakkuda sinna erinevad puhastusvahendeid kui ka nahakeraamikat, riidekeraamikat, samamoodi ka auto välispindadele, kõik erinevad eelpuhastusvahendid, rauaemaldaja, šampoonid, samuti keraamikad, poleerimispastad nii kiledele kui auto värvile. Et kõik ühes lahendus, et auto oleks ilus ja särav. Kui autotele pannakse kiled, et masina värvi kaitstes, kas tõepoolest tuleb kaitsta ka kilet ennast? Ei, otseselt kilet ennast ei ole vaja kaitsta, kui tegemist on värvikaitsekilega. Küll aga teda on vaja perioodist hooldada. Kuna me elame Eestis, siis peale pikka talve oleks mõistlik ka korra pilk heita kile peale, mis seisus see on, kas ta vajab äkki poleerimist või ta vajab äkki mingisugust lisakeraamikat, et äratada kile ellu. Ja see tõenäoliselt pikendab tema eluiga ka? Jah, täpselt selles suhtes, et kui steki värvikaitsekilele lisada keraamika, siis see pikendab tema eluiga ja samuti ka kile garantiid. Sa ennist mainisid, et tavakasutaja päris otse teilt osta ei saa, aga siiski profid, kes sellega tegelevad, neil tasub teie poole pöörduda? Ja otse loomulikult kõigil, kellel on huvi ja tegelevad antud valdkonnas, siis soovitan minna Steki kodulehele, seal saate otse meiega ühendust võtta ja saame täpsemalt erinevatest toodetest ja asjadest rääkida ja saame garanteerida, et ei pea toodetest pettuma. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Kõvemate mootorratturite jaoks on ilmselt tsiklihooaeg juba poole peal, aga enamus alles hakkavad vaikselt mõtlema selle peale, kas osta endale uus ratas, vahetada vana välja või üleüldse, mis saama hakkab. Aga enne veel, head sõbrad, kui te teete mingi otsuse, kuulake ära ka see pakkumine, sellepärast et CF Motol on teile päris põnevaid uudiseid. Ja, uudismudeleid on tulemas, esimene on tänaseks kohale jõudnud. See on küll ainult üks ühik Moto Hobis, küll aga saab sellega juba täna teha demosõite ja suure tõenäosusega on maikuu alguses kohal ka demomudelid siis üle Eesti. Aga rattast endast kannab ta nime Dual 250, nagu ka nimi ütleb, siis sellega saab sõita nii metsas kui ka asfaldil. Üliergonoomiline, kerge kaaluga, 150 kilo. Ja sõiduasend on tal hästi mugav, hästi mõnus, teda on hästi lihtne juhtida, ei lähe kruusa peal kontroll käest ja täpselt samamoodi on temaga linnas lihtne sõitma. See on CF Moto kõige odavam tsikkel. Ma tahaks loota, et mitte kõige kehvem.
ei, kindlasti kõige kehvem ta ei ole ja hinna poolest on sul õigus. Tänasel päeval on ta CF Moto kõige soodsam mudel. Mudeli hinnaks hakkab olema 3390 eurot ja tuleb sellel täpselt samamoodi 3 aastat ja läbisõidupiirangute garantii. Kas see odavus tähendab ka seda, et seal on vähe peal? Sellel masinal oma hinnaklassis on vaieldamatult parim varustus tegelikult peal. 21 ja 18 tolli rattad on tal all, on digitaalne värviline näidikuplokk, ABS, täis LED-tuled ja täpp-iil on siis Boschi sissepritsega mootor vedelikjahutusega, mis tagab siis sujuvama töö kõigepealt, aga samas ka on ta töökindlam, et teadupoolest maastikul kipub see ratas ka välja surema keerulistes olukordades ja selle rattal ei ole mitte mingit probleeme siis nii-öelda uuesti käima panemisega, et mis võib tekkida siis karburaatormootoriga näiteks. Me just käisime sellega sõitmas ja filmimas ilma igasuguse reklaamjututa. Ole hea, räägi, kuidas selle sõidu omadustega lood on? Selle rattaga on tõsiselt lihtne sõita. Et kuna ta on suhteliselt abidevaba, siis oledki ainult mees ja ratas nii-öelda maastikul. Ei takista sind veojõu kontrolli ega miski muu, et ainult keera rutskat ja vaheta käike. Ja masin liigub täpselt sinna suunda, kus sa ise selle suunad. Ja nagu me täna filmides nägime, siis tõepoolest mudamülkast läbisõitmine ainult tahtejõu küsimus. Jah, käisime, proovisime ja tõesti selle rattaga saab väga edukalt panna erinevatest mudamülgastest läbi. Ei ole sellele kindlasti kruustakistuseks ega kindlasti ka mitte muda. Et kui siis pigem jääb probleem sinna lenksu ja istme vahelisse tihendisse. Et ratas on mõeldud sisuliselt kõigile, kellel on täna A2-st load, ehk siis sobib ta nii linna, sobib ta ka metsa. Disaini ja omaduste poole pealt on ta rohkem metsa suunitlusega, kõrged porikad, klotsiga rehv juba tehasest all ja tegelikult 13-liitrine bensupaak on ka täiesti piisav, et kuni 250 kilomeetrit sellest nii-öelda siis kätte saada. Et saab linnast välja, aga saab linnast sisse ja lisaks on tal 6 käiku tegelikult, mis lubab temaga ka maanteel sõita, nii et miks mitte. Kui kellelgi on kodu linnapiirist natuke väljapoole, siis 100 kilomeetrit tunnis sellega kodu poole põristada ei ole mingi probleem. Esimesed kliendid on meil juba masinatele tegelikult olemas, nende üleandmine hakkab juba maikuu algusest ja julgustan kõiki huvilisi tulema Motohobist läbi, saate teha demosõitu, veenduda selle masina sobilikkuses ning abiks on kindlasti ka meie müügimeeskond, kes siis räägib teile lahti veel kord selle masina, vastab küsimustele, pakub välja erinevaid värvivariante ja siis saate ka teie maikuu algusest juba hooajal rõõmsalt vastu minna. Lisainfot me kindlasti lisame ka cfmoto.ee ja Facebookist CF Moto Estonia, et sinna tuleb palju pilte ja videosid. Kasutatud autode turul on näha natuke sellist elavnemist, et kas Nordauto tunneb seda sama või on see nii-öelda pealkirjad ainult meediaväljaannetes? Turg on läinud elavamaks, päike on tulnud välja, inimesed on hakanud käima rohkem saalis, jalutamas, autosi vaatamas ja ka ostmas. On tekkinud selline suurem huvi elektriautode vastu, hübriidide vastu ja see tõenäoliselt tingitud natukese kõrgenenud kütusehindadest. Mingi vahe oli inimestel natuke võib-olla selline ebakindlus osta kasutatud elektriautot, et ei tea, kaua see aku säilib ja või kestab ja kuidas sa seda pärast järelturul müüd, et kas see on nagu muutunud, et pigem inimesed julgevad osta kasutatud elektriautot? Pigem on ikkagi inimesed läinud julgemaks, et kõik need kallimad komponendid, hübriidajam, akud ja muud sellised komponendid on tegelikult tehase poolt ikkagi pika garantiiajaga kaetud. Ja ei tohiks nagu nendega muret olla ja üldjuhul ei olegi nendega muret.
Kuidas ülalpidamiskulutus tegelikult on võrreldes sisepõlemismootoriga? Hooldus tõenäoliselt on samas hinnaklassis kui tavaline sisepõlemismootor. Aga selle eest kokkuhoid tuleb siis igapäevases kasutamises, et kui ikkagi linna vahel saad elektriga põristada, siis sealt see kokkuhoid tuleb. Kuidas teeninduse poole peal praegu on? Ilmselt on kõva töö, käib rehvi vahetamisega? Jaa, teeninduses käib aktiivne rehvivahetus. Pole küll veel kõik kliendid siia kohale jõudnud rehve vahetama, pooled on veel siiapoole teel, aga rehve vahetame, vaatame üle veermiku, kontrollime pidurid, teeme pakkumisi ja tööd jätkub. Kes veel kaalub endale uut autot osta, siis tuleks tulla Nordautosse vaatamis. Ma saan aru, et siin on kõik autod kontrollitud. Jaa, absoluutselt. Kes ikkagi soovib osta endale kasutatud kontrollitud masinat, millel on miskisugune kindel ajalugu olemas ja hooldatud, siis absoluutselt tulge läbi. Saalis autosid on diiselmootoriga, on bensiinimootoriga, on elektriga, hübriide, kõike on, tulge vaadake. Saada läbi selleks korraks suur aitäh, et vaatasite ja nagu ikka soovitan teil ka silma peal hoida meie sotsiaalmeediakanalites, nii YouTube'is, TikTokis, Instagramis või ka Facebookis. Näeme juba järgmisel laupäeval, seniks mõnusat kevadet!